LIFE SIP Adaptest on strateegiline projekt, mille eesmärgiks on siis leida erinevaid viise, kuidas kliimamuutustega kohaneda. Näiteks on siis nii veekasutus, millega meie siin täna tegeleme, kui ka päästevõimekuse suurendamine, elurikkuse suurendamine, nii edasi. Neid tegevusi on seal palju. Eesti kontekstis võib vee taaskasutus tunduda meile kohati nagu niisugune küsimus on, et kas seda üldse on vaja, aga sageli on meil seda vaja sellepärast, et ühelt poolt meil on piirkondi, kus on põhjavesi reostunud, ja on piirkondi, kus on tänaseks tarbijaid nii palju juurde tulnud, kus lihtsalt tänu sellele ei jätku enam hea kvaliteediga joogivett. Ja see, miks me siin oleme, selle põhjuseks on seadmestik, mille me just oleme valmis saanud. Ja see seadmestik lubab vett taaskasutusse juhtida. Nii et me võtame majja vee ühel või teisel viisil juba eelnevalt puhastatud või on see sademevesi. Siis me laseme selle läbi filtrisüsteemi, kus me võtame välja kõik selle, mis filtreerida oli võimalik. Ja siis me desinfitseerime selle vee ja ülikoolile kohaselt me katsume seda teha keeruliselt, ehk siis 3 erineval moel, kas siis kloori, UV, kiirguse või osooniga. Ja siis me võtame selle vee ja anname meie tarbijale. Ja selleks tarbijaks on sümbioon kalade ja taimede kasvatamisest. Nii et me võtame selle vee ja juhime siiamahutisse. Siin kasvavad kalad. Kalad oma elutegevuse käigus teevad vee mustaks. Aga see, mis kaladest üle jääb, sobib hästi taimekasvatuseks. Tõsi, me ei saa kohe seda taimedele andma, me peame selle vee omadusi natuke muutma. Nii et me laseme selle vee läbi, omakorda läbi setiti, läbi biofiltri ja siis pumpame selle ülesse taimekasvuruumi. Ja sellises sümbioosis me soovime seda tööd teha nüüd 2 seonduva projekti raames. Mina räägin siis sellest kalast, kes meil siin vee sees elab. Tegemist on Eestis ja Euroopas ühe enim kasvatatava liigiga, vikerforelliga. Tema roll siin selles süsteemis on pakkuda taimedele väetist. Ehk siis kõik need jäägid, mida see kala süües endast järgi jätab ja hingab, siis tegelikult need on hea tooraine taimedele. Ja me proovimegi siis teada saada ja vaadata, kuidas sellised jahedaveelised süsteemid võiksid hästi koos kasvada. Selle süsteemi teeb eriliseks ka see, et me proovime leida ja katsetada selliseid kohti, kus vihmavett soovime rakendada ja ära kasutada. Kui puhastatud sademevesi kalatiigist või meie kalabasseinist jõuab üles taimedele, siis see on nüüd see koht. Vesi vuliseb, kui te kuulete meil taustal. Meil on selline pidevvooluga süsteem ja kokku on siin taimede kasvatuspindala natukene üle 6 ruutmeetri. Temperatuurid hetkel ei ole väga kõrged, nii et siin ruumis me üritame kasvatada kurki, lehtköögivilju, meil on esimesed tomatid, verevoblikas ja kindlasti neid taimi tuleb veel juurde. Teadlastena me soovime katsetada võib-olla ka vähem levinud kultuuridega, proovime kindlasti teravilju, aga nendel kõigil saab olema selline piiratud kasvupind, nii et eks me siis mõtleme selle peale. Valgustus on reguleeritav, meil on kõik olulised spektrid, mida on siis taimekasvuks vaja. 6 erinevat režiimi, mis siis katavad lainepikkused 300 nanomeetrist ja üle 750 nanomeetri. Nii et saab olema põnev ja siiamaani oleme jõudnud siis selle kohani, kus me näeme, et taimed on heas toitumises, lopsaka kasvuga ja siit me lähme siis edasi. Vett on küll Eestis palju, aga on kohti, kus vett ei jätku ja me peame olema valmis selleks, kui vett ei jätku. Et meil tekiks oskusi õpetada iseendale selgeks, kuidas vett kasutada, aga ka kuidas projekteerida taaskasutusvee lahendusi.